Tere kõigile, mina olen Liisa ja mina tegelen intuitiivse toitumisega ja oma töös igapäevaselt ma tegelen just inimestega, kellel on erinevad toitumishäired, söömisprobleemid, probleeme ülesöömisega, sundmõtted toidust, probleeme emotsionaalse söömisega ja ma aitan neil tagasi minna intuitiivse toitumise poole. Ja täna selles videos ma tahan just rääkida siis sellest pühadeaegsest ülesöömisest ja selle kaasnevast hirmust, süümepiinadest ja kuidas siis tehes läbi mingid mõttemustri muutmised te saate ka oma toitumise korda. Ja hästi palju oma töös ja ka selles videos tegelikult ma räägin läbi enda kogemuse, sest mul oli söömishäire, mul oli bulimia ja ortoreksia, kus ma tundsin, et toit ei ole minu kontrolli all, vaid toit kontrollib mind. Suured ülesöömishood, õgimishood, sundmõtted toidust, suur hirm, samuti süütunned, mis kõige selle kaasnesid. Aga ometigi nüüd on mu toitumine tagasi täiesti normaalne. Ma söön, kui kõht on tühi, lõpetan söömise, kui kõht on täis. Ei pea kasutama mingit distsipliini selleks või tahtejõudu, vaid see kõik toimub loomulikult. Ja täna ma siis tahan ka teile anda mingid mõttemustri muutmised, mis mind aitasid. Ja esimene sellest ongi see, et te peate loobuma dieedimentaliteedist. Ja mis see dieedimentaliteet on siis? Näiteks, kui te jõulude ajal laud on lookas ja sööte kõike, mida tahate, toit on maitsev, lubate endale kõike süüa, ei keela midagi, aga ometi kuskil alateadlikult te teate, et see ju ei kesta igavesti. Näiteks homsest või 1. jaanuarist peate minema dieedile või siis hakkama lihtsalt tervislikult toituma ja trenni tegema ja kaloreid põletama. Et kõik see ongi tegelikult see dieedimentaliteet, et te küll lubate, aga ainult siis, kui ja siis lisa midagi sinna lõppu. Et see ikkagi kõik süvendab meil seda keelatud ja piiratustunnet. Ja keelatud piiratustunne paneb meie keha tundma, et toitu ei ole ikkagi kunagi küllaga. Ja see siis tekitab seda ülesöömist, sundmõtted toidust ja kogu aeg sellist puuduse tunnet. Keelamine, piiramine, dieeditamine on üks suuremaid põhjuseid, miks me tahame üle süüa. Ja sealt võivad tekkida ka igasugused emotsionaalsed toitumise probleemid, sõltuvuslikud sümptomid toiduga ja paljud teised ka veel otsa. Nii, ja siis teiseks, te peate andma endale täieliku vabaduse süüa, mida te soovite. Ehk siis süüa, mida soovite, palju soovite, kuna soovite. Ja ma tean, et paljude teie jaoks see võib olla täiesti jahvatama panev, sest kohe tulevad esile mingid hirmud, et aga kui ma luban ju süüa, mida ma tahan, kui palju ma tahan, siis ma sööngi üle ja söön ainult rämpst toitu. Aga tegelikult on nii, et jällegi läbi enda kogemuse, kui ma lõpuks andsin endale ka täieliku vabaduse süüa, ilma et sellele järgneks siis mingi järjekordne dieet või trenni tegemine, et tegelikult kui ma andsin füüsiliselt ja vaimselt omale täiesti vabaduse süüa, mida ma tahan, nagu terveks oma eluks lubasin endale selle. Et tegelikult siis kadusid ka kõik mu ülesöömised ja sundmõtted toidust. Sest kui miski on teile kogu aeg saadaval, iga päev, iga kell, nii palju kui tahate, siis tegelikult teil kaob ära vajadus seda üle süüa. Aga kui miski on piiratud, keelatud, ainult teatud kogustes lubatud, ainult teatud aegadel aastas näiteks lubatud, siis tegelikult seda rohkem te seda tahate, seda rohkem te sellelegi isutab ja seda rohkem toitumisega probleeme teil sellest tekib. Ehk siis andke endale täielik vabadus süüa, mida tahate, kui palju tahate, nii füüsiliselt, aga ka vaimselt. Nagu me eelnevalt rääkisime, lõpetage see dieedimentaliteet. Siis kolmas mindset shift, mis on mul praegu kui intuitiivne toituja, on see, et tegelikult toit ei ole meie elus kõige tähtsam asi. Jah, me vajame toitu, füüsiliselt meie keha vajab toitu, ka vaimselt me võime toitu nautida, me võime seda pühitseda, aga ometigi toit ei saa olla meile nii tähtis, et terve meie elu keeleb selle ümber, nii nagu mul oli varem. Kõik keeles ümber selle, palju ma võin süüa, mida ma võin süüa, kas see toit on piisavalt puhas, kas see toit, kui palju kaloreid see sisaldab,
et see tõesti ajab hulluks ja muudab teie toitumise ebaterveks. Ja lõpetage see toidu fookus, eriti jõulude ajal, selle asemel fokusseerige oma perele, jutuajamisele, tänutundele ja toit ei ole elus kõige tähtsam. Ma näen, et mul kaamera patarei hakkab kohe tühjaks saama, et ma siis lõpetan selle hästi ruttu. Siia lõppu ma tahan öelda seda ka, et tulemas on intuitiivse toitumise koolitus 1. veebruarist 5-osaline koolituste sari, mida ma siis hakkan läbi viima ja kuni 15. jaanuarini saate osta pileti soodushinnaga ja ma panen selle lingi videokirjeldusse. Ehk siis pange ennast sinna kirja ja seal ma juba hakkan õpetama siis teile, kuidas te saate samm-sammult minna tagasi intuitiivse toitumise juurde, kus te olete vaba ülesöömisest, toidu peale mõtlemisest pidevalt, hirmust, süütundest ja kus teie toitumine on normaalne. Ja ma loodan, et teile meeldis see video, ma soovin teile häid pühi ja näeme järgmine kord. Tšau!